316 oli siin. 16 tuleb minna. Ahaa. Nii. Kus me siis teeme seal või? Hakkad laua seal panna. Ahaa, ma panen. Siia laua peal see arvuti. Rääkida, mis... Seal hakkad siis arvutusi tegema või? No kõigepealt tahaks kuuluta, mis ära mulle? Haiguslugu ei olegi läbi loetud või? Minuni ei jõudnud midagi. Nii, mul oli see, ma näitan, kus siin on vist paremini näidata. Kas mul, mis mõttes haiguslugu? Kas mulle keegi pidi saatma mingi loo? Ja. Ei ole mul meilisse midagi. Nii, et mul oli murd siin, mis ta see nüüd, hüppeliiges, siin on, otse ots on, eks ole. Nii, ja see ümber ringi, 30. oktoober oli see murd, nii, ja no nüüd on muidugi paremaks läinud ja nüüd on see häda, et see, noh, siin on see tipp, võt see ongi selle, no mis see on see tipp, selle all on see murd ja see ei kasva kokku ja kõik see ümbrus on mul nüüd hellas. Kui ma nüüd õõrun seda, niimoodi õõrun, siis läheb väga hellaseks. Ma ei saagi talvesaabast kanda. Ja ma ei saa niimoodi liigutada. Tähendab, ma saan liigutada, aga siin on, mis need on, sidekoed või mis nad takistavad. Kohe nii, võt praegu ma proovin. Sissepoole saab, aga sinna sissepoole ei saa. Takistab. Kas see, et nüüd ei kasva kokku, et see info, kus kohast tuleb, et see nagu röntgeniga vaadatud, kui on niisugune tunne, et ei kasva kokku? Ja, ma võin teile haigusloos näidata, ma käisin Valgevenes, seal huviti rohkem mul seda. Mul on ka see, vene keelt valdatav. Ma näitan teile, see on olemas see. Paberi peal. Ja. Näete, siin on nüüd, võt see on nüüd kompuutertomograafias tehtud. Ja siin on ortopeed. Arvutis on ka midagi. Mis mul siin arvutis on? Nii. Siin on need pildid ka. Veel üks röntgeni seletus. Muide, kas te oma programmis saate CD sisse panna selle plaadi ja siis näha, siin on kompuutertomograafia selle kohta. No seal, mina nagu ei ole, mind see ei eita, niikuinii ma ei mõista seda vaadata. Ma vaatan seda spetsialisti kokkuvõtet. Näete, siin on kont, siin on üks pilt sellest röntgenist. Ütleb see teile midagi või?
ja vot nagu ma ütlen, et ma nagu mingit takvaate ei ole, et see ma pigem loen, mida spetsialist on seal leidnud. Siin ma küll ei näe, et oleks öeldud, et ta ei ole kokku kasvanud. Zaroši. Da. See on Zaroši. Ja, see ongi kokku kasvanud. Aha. Mitte ei ole kokku kasvanud. Aha, ta on kokku kasvanud. Ja. Ta kasvas kõik ilusti kokku. Lihtsalt on seal need põletikulised leiud. Nii kondi seest kui ka ümber ja lisaks on see osteofit on ka siin veel. Kõik see on paremas. Aga see on siis Kreevi, kui ma vaatan, kas seda on Kreevi. Ei, see on selle kannakondi. Ei, see on, vot siin ongi see hüppeliiges või? On või? Jah, hüppeliiges on sees. Aga kus see hüppeliigese kont on? Selle? No, hüppeliig. Vot näete, siin on see tipp. Vot see. Vot selle all ongi täpselt see murd. Kus ta on siin? No vot, ma ei oska sulle öelda selles mõttes. Kas ta on selle koha peal või? No mallahoolus on see siin, see on see. No, kus see tipp on? Vot see samane. Täpselt, kus su rist praegu on. Seal ta ongi, jah. No, aga on näha siin mingit muudatust või? No vot, see on juba spetsialisti vaadata ja mina see spetsialist ei ole, et mina... Sest mulle see vot see rentgenoloog seletas mulle täpselt kõik seal, isegi mina ei saanud aru seda, ta ütles küll, et seal on see patjoki, kuidas see on jooksu. Ja kõik, et isegi siin on vist kirjutatud ka selle. Ja, kirjutabki, et siin on olnud murd. See on pinnamurd ja see kasvas kokku ja lihtsalt on need nii kondi sees kui ka väljaspool on põletiku nähud ja see on see, mis nagu haiget teeb. Lisaks on siin kontraktuuri on ka. Mis see kontraktuur on? Kontraktuur on just see nagu jäigastumine ja liikuvuse piiratus. Nii. Ja see juhtubki tavaliselt peale kipsi kandmist. Sul oli kips? Ei, mul ei olnud kips, mul oli see ortoos, aga seda ma kandsin, üldiselt ma kogu aeg püüdsin lämada, et aga ma kandsin ortoos. Ja siis oli nii, kui ma seda ortoosi kandsin, siis vot see sisemine, siin on veel üks mingi luu, mis läheb nagu sellega kokku ilmselt, kui see siin alumine pilt on. Kas mitte see luu ei ole? Ja siis, kui ma ammustasin, vajutasin ortoosiga. Ortoos on selline poolik, valge nagu uisuking. Ja kui ma niimoodi vajutasin, siis lõi siin valu läbi. Et umbes nagu see, kui kont ei lähe kokku, ma pean ootama, et kont läheb nüüd õigesse kohta. Ja siis ootan ja siis sai jälle käia. Muidu oli hirmus valu võib posihesi. Ma käisin kepiga ju. Nii. Ja siis ma sain niimoodi vajutada. Mis on vaja suuremaks teha? See tekkis pärast nende tablettide võtmist. Ma käisin nahaarsti juures. Nahaarst mulle seda seletas ka, et nüüd hetkel seda ei ole, aga ta võib tekkida. Ta võib tekkida, see tähendab sellised, ta saatis mulle isegi pildi, tegi mikropildi, kus on sellised valged, risti-rästi ja kui need valged, need praod lähevad lahti, siis tuleb, ma meelistan ta kätte, siin ta ongi. Et siin on niimoodi, et kui need on liiga palju, need ei peaks olema. Ja kui ma nüüd kraabin, siis nad
ärrituvadki No, lähevad lahti või ja ta peab olema üldiselt nii, ma pean kogu aeg seda määrima, et seda mul on see määr olemas ja siis ta kirjutaski mulle, siin ta kirjutas isegi vot selle kohta näete siin. Põletiku vastast mingit ravi on sul peal praegu või? Põletiku vastast ravi, mis ma saan vot seda tabletti saan. See on mul on see kaasas. Mitte see kontrolmeed, vot see. Jah. Ma ei tea, mis see on. No see on vene tablett. Jah, mille vastu ta on? Et ta on kondi tugevdamiseks. Aha. No sul on seal lihtsalt nagu põletiku jäänused. Need tuleb, kas siin... Ja ma läksin perearst ortopeedile mingi saatnud seda mis ta on see kompuutertomograafiat ei tee, seda teeb taastusraviarst, siis ma läksin taastusraviarsti, ootasin ka mingi kuu aega, kui sain üldse tema vastuvõtule ja taastusravi arst, no seda ma teen Tallinnas, tema siis paneb mind võimlema, teeme siin samasugune pall siia selle peale, siis ükskord ma olen saanud seda santsi. Pall selle peale, siis jalaga liigutan, siis vot, et sedasi. Kuskil mul oli. Nojah, et vot niimoodi. Ja siis kuskil nii 40 minutit teeb sellist trenni. Muide ma käisin ka Koltsi juures. Teate teda? Mis te temast arvate? No, omapärane tubli mees. Et teeb ultra, tema ütleb, et see, mis need harjutused, see taastus, et sellel jama. No, tema, kui teha midagi ole, eks te käige siis. Elektriusku. Elektri, jah. Ja 2 tundi. Vot. No paljud nagu siin ka... Aga siin, mis ma siin teen, ultraheli, ma sain ju siin seda ultraheli ka. Näiteks see, mis sul soovitati, see ultra ja magnet, see on kõik põletiku vastas. Ultrasvuk, ultrafares, magniit, see on kõik põletiku vastu. Aga seda ultraheli, seda ma saan kõigest 5 minutit. No seda ei antagi palju. 5 minutit, aga Kolts teeb 2 tundi seda. No sellepärast, et ta on seda usku, ega seda... Ei, aga miks nii 5 minutit kõigest tehakse? No sellepärast, et on teaduslikult tõestatud, et seda väga palju ei ole hea. Ja kõigest 5 minutit. Muud asjad, näiteks magnet, siin elektroferisse ei saa, aga magnetit mingi 15 minutit saab. Aga ultrasvuki või seda ei saa. Ultrasvuk tavaliselt on, sul on mingi nöksiga koos seda tehtud. Ja mingi keeliga. Ja, seal ongi see mõte, et seal on see keel, kus on nagu ravim ka sees. Ja siis see käibki nagu 5 maksimum 10 minutit või nagu sellest rohkem nagu ei olegi hea. Sest ta suunab selle toimeaine nagu sisse, mis on põletiku vastase toimega, sellepärast sult ka seda soovitati, sest siin on leiud sellised, et on põletik nii kondi sees. Ma ei tea, mis selle keeli nimi on, mis mulle pannakse, aga kõigest 5 minutit, miks nii vähe? Rohkem ei ole vähe. Piisab sellest? Ja, et mõte on lihtsalt see toimeaine sügavale viia. Aga Kolts teeb 2 tundi. No, ja kui suures temal on võimsam vist. Jah. Mis seal on mingid 0,7 milliamprit ja temal on vist 1 milliamprit. No on sul siis paremas ka läinud? Vot ei tea, aga algus kui ta tegi, siis ma tundsin, oli selle kuidas öelda, protsessi ajal läks lihtsamaks, kergemaks, ma sain rohkem liiga. No nüüd tuli jälle tagasi. Jah. Istu korra siia ääre peale, ma Ja.
siis veel teebki haiget nii kaua, kuni sul seal käärib. Sellepärast. Ja kuna ta käärib sul mis asi see on siis lihas või koer või mis see? No seal ta ütleb, et nende selle kompuutertomograafi leiudul, et kondi sees nagu selle õõnes on ka põletiku vedelikud sees. Et see on see halb. Kondi sees? Jah. Aha. See võt see kondi tipp. Ja. Võt see ei taha vist kokku kastada, sellepärast ta ei lasegi haaval kogu. Seal on kõik kontidega on kõik ammu korras. Kondid on kõik ilusti koos ja oma koha peal. Aga lihtsalt see põletik, mis kahjustab need ümberkaudsed koed, pehmed koed, see teeb haiget ja see ei lase liikuda. Vähemalt nii on need selle spetsialisti kokkuvõtte selline. Istu korra ääre peale. Istu nagu vaatast kõrgemale ja siis võtad sinna. Üle ääre. Tõstan lihtsalt su kõrgumusse. Korra liigutan vaatan, mis... Et siis need lihased või? Need ei ole ainult lihased. Istu otse. Rikab. Kuidas see vabamaks on? Jah. Vaatan, kuhu poole see sul kinni on. Aha, see suund. Tõlga see vabamaks on. Nii, ja see nagu ostefüüüdi jutt, et kus kohast ta nagu siin on kuskil teravamat valu siin pole. Ei, ta on seal, kus hüppeliiges on. Seda küll jah, aga seal on üks teine jutt ka, selle kanna tule rohkem ääre peale. Nii, selle vabamaks. Lihtsalt kontrollida, kui palju see nagu jutt tööle. Vot, ei, kannas ei ole midagi. Ma saan aru, et siin... Vot seal on see. Oi, isegi kui selle haava koha peale vajud, siis oli. Jah, aga ma tahan... Ei, seal ei ole. No, kuna on leitud, siis ma katsun üle. Kuskil sukest nagu teravat nagu nõelaga pistmist siin praegu ei ole. Ei ole. No kui muidugi terava näpuga liigutada, siis on muidu. Ei, see peaks nagu seest olema nagu täpselt nagu nõelaga pistaks. Ei. See nõelaga oli siis, kui enne ma rääkisin, siis kui me ortoosi kandsin 2 kuud tagasi, siis kui ma astusin siia peale, võt siit lõi nagu. Seal sees, võt see. Nii, et siis ostefüüüdi jutt ei ole üldse. Ei ole nii oluline, et see ilmselt kasvab miskit maailmas. Et ta ei segas, ei hakka segama. Nii, tõsta varbed enda poole. Vot see haava ümbrus, vot see on selline valuline. Lükka nagu sirgumaks. See on nagu väga valus või? Ei ole. Enne ta oli isegi nii tursunud. 6 aega tagasi ta isegi tursus, et on nagu kõik pekk oli. Et vot see haava ümbrus, just haava ümbrus, see on valuline. No. Ja kui ma öösel näiteks liigub teki all, eks ole, ma ei kontrolli jalga, siis on niimoodi, et kuskil kell 4 öösel hakkab kipitama. See haava koht hakkab kipitama. Ja pikali olles, aga hirmsasti kipitab kohe. Ja siis, kui ma tõusen istukile, siis kaob ära. Miks ta nii on? Ma sellepärast, et seal on need lihtsalt turses. Asjad liiguvad vedelikud sinna tänne. Kui tekk ei ole peal, vot jätta tekivad, siis ei ole midagi. Nii kui pane teki peale öösel muidugi nii siuks liigutan ja siis õõrub seda haava ja siis ta häritub ja siis ta hakkabki niimoodi kõvasti kipitama, kui ei saa magada, väga tugev. Ja siis tõusin istubki, siis ta kaob ära. Ja esimesed sammud on ka... Ei, no siis ei ole midagi.
aga kas see talv on selline, et see aastat kallad jälle ei ole midagi? Ei, see on korras. Sellega ei ole midagi. No, siis ei väga hullu jälle. Vot, et see, ma liigutan kõik. Kanges nagu rihm hoiab seda kinni. Ja. Kas see on näjutine asi? Aga kas see läheb üle või läheb? Läheb, jah? Ja, see lihtsalt see... Kui kaua see läheb? No, kuidas see jääb? Pool aastat või? Pool aastat. Ja, no vähem. Praegu on alles sul... No 30 oktoobri õhtus see. 30 oktoobri õhtus. Jaanuar, nüüd on meil natuke üle 3 kuu, ütleme 3,5 kuud. Ja, no see... Ja tunda see annab veel mitu aastat hiljem. Tähendab mitu aastat. Ta on teistmoodi. Kuidas ta on see teistmoodi siis? No, kui sa võrdled selle teise jalaga, see liikumine on teine. Mis ta siis on? No liigub vähem, jäigem ja see valulikkus läheb... Vahest on niimoodi nagu ümber ringi, nagu ka valus, aga siis ta läheb ära. Aga vot see, just, et see kõik pingul ei ole, ei lase, side on kinni hoiabki. Kuna see nagu strateegilised pinnad ja asjad on kõik korras, nagu seal kirjas ütleb, et see siis ei ole ka mingisugust spetsiifilist harjutamist sul ka vajalik. Ei ole vaja midagi teha. Sul on vaja lihtsalt käia, nii nagu tavaliselt sa liigutused teed. See on ka kõige parem harjutamine tema jaoks. Käimine? Jah, joosta võib? No veel ma ei soovitaks joosta, sellepärast, et põletik, seal käärib ikka veega. Käärib seal. Ja kui sa liigud nagu kiiremini, see temperatuur tõstab ja ta nagu ärritab seda põletikku veel rohkem. Ja siis ta võib levida või ägeneb ja et siis ei ole hea. Et sellepärast see, mis seal nagu soovitati, sul see magnet on eriti see hea ja siin, mis meil nagu põletiku vastu tehakse. No seesama ultraheli koos selle ravimiga, kortisooliga. Ja see on spetsiaalne just selle pehmete kudede. Ja kõigest 5 minutit. No seda tavaliselt tehakse kuuriga, mitte 1 kord 5 minutit. No ma olen juba saanud siin esmaspäevast alates. Ja, just, et tavaliselt ongi mingi... Mitu korda? No tavaliselt antakse mingi 5-6 korda või kuni 15 korda, et sealt kuidas arst leiab, et... Ma ise määrin seda. Ja, just. Kuidas seda nimetakse, see andur? Ultraheli pea asja nimi. Et see... Lihtsalt sa pead küsima, et kas see on nagu arsti käes, mis ta sulle määras siin. Kas ta on lihtsalt nagu paljas keel või seal on koos selle kortisooliga, koos ravimiga. No seal on paljas keel. No seda ei tea, seda silmaga ei ole näha, on ta paljas või on ta ravimiga. On tõesti, ta on selline läbipaistev. Ei, selles mõttes küll, aga kas seal on ka see ravim ka sees, seda sa silmaga ei näe. Aga seal on ju kas selles raviloos ei ole? Arst, mis määras mulle siin? Peaks olema ju? Siin ma seda kuskil praegu ei näinud. Ei, see ravilugu, mis siin arsti lugusid ma ei näe. Lihtsalt küsid selle tegija käest, et kas... No aga mis tal seal peaks olema siis? No neid on, ravimeid on erisugused. Kas siin üldse antakse? Ikka tehakse, tavaliselt tehakse. No kortisooliga tavaliselt tehakse. Kortisool? Jah. Ei, no seda jah, ei ole märgit. See on suhka, ütleme niiviisi, siis... hormonaalne preparaat, ütleme nii. Ja tema eesmärk on... Kortisool? Jaa. Ja siis? Tema eesmärk ongi see siis põletik maha suruda. Kas siin üldse antakse seda kortisooli? Ikka. On? Ja, see on kõige levinumas. On teisi ka, teisi ma ei tea, selle ala spetsialist, mis nad seal panevad, aga mõte on see, et... Koos selle keeliga? Jaa, see keel ja see ultraheli ongi see, mis ta sügavale viib. Ja sul ongi seda täpselt vaja. Kortisool. Jaa, mitte lihtsalt peale määrida, vaid ultraheliga. Kirjutaks sinna paberi peale, kus see kortisool. See väike paber, mis nahast on. Sina tahad. Jaa, sellepärast, et... Kortisool. Jaa.
sellepärast, et kuna sul on nagu seal sügaval see asi. Kortisool. Või mingid muud varianti ka veel? No ma nagu selle ala spetsialist ei ole, ma tean ainult kõige levinumaid asju. Eks mul on homme ja ülehomme ma saan veel seda kortisooli. Nii, aga kui ma käin ka koltsi juures, mida see kolts võiks minna siis panna? No koltsi nagu see usk on see, et ta paneb ka mingit kreemi sinna. Tema, nagu mina saan aru, tema nagu filosoofiast on see, et tema on ikka seda, ütleme, elektriusku selles mõttes, et just see elektri ja ultraheli ise ravivad. Et muidu meil nagu mitte see keeliravi. Ja tavameditsiinis kasutatakse ultraheli lihtsalt nagu see, mis juhatab sisse ravimi. Ta on lihtsalt nagu vahend, transportvahend, millega nagu transporditakse sügavale toimeaine. Aga tema usk on see, et ultraheli ise miskit moodi mõjutab ja kindlasti miskit moodi mõjutab ka, ega nagu selle vastu ütle keegi. Aga kui palju sellest nagu kasu sinul on? Pani küll sinna keeli küll. Päris palju, aga ta ei teinud, ta oli pani küll määret oli. Siis peab lihtsalt küsima, kas on lihtsalt selle jaoks, et aparaadi pea liiguks paremini, oleks libedam või seal on mingi toimeaine ka. Kui on toimeaine ka, siis vaata, see 2 tundi on ikka, see on minu isiklik arvamus, et see iga ravimiga on niiviisi, ei ole see reegel, mida rohkem, seda parem ei kehti. Seal on ikka annus peab ikka olema tunniga, oi, tund on vähe, sellest ei ole mõtet, mõtled 2 tundi, eks ole. No, ta on nagu... Aga sellest ta võtab kõvasti raha ka. Ta on vana kogenud mees, ju ta teab, aga ma pole näinud nagu häid tulemusi sellele siiamaani veel. Kuidas tema tulemused on siin? Ei, selles mõttes... Paneb invaliisid kõndima? Sõltub probleemist, mõned hakkavad käima. Ongi tema puhul. Ja mõnda ei pane keegi käima. Aga siin, kes on siin käinud sanatooriumi? No meil siin on suhka, et meie klient on Töötukassa klient ja Sotsiaalministeeriumi kaudu siis rehabilitatsiooniteenus. See tähendab seda, et siin me näeme inimest mõned korrad ja ma omad nagu tulemustest väga palju ei tea. No mõni tuleb siin ainult paariks päevaks. See sõltub sellest, mis nagu programmiga ta tuleb. Töötukassa kaudu on häid tulemusi, neid ma tean, sest inimene käib meie juures aasta aega. Töötukassaga? Jaa. Aga kas perearsti kaudu ei saa mingit rehabilitatsioon? Perearstil on seal oma osa, perearstist peab alustama seda teekonda, perearsti juurest hakkavad kõik. No tema saatis mind ravi taastusravi. Sellepärast, et sa seda vajadki. Meil käivad siin see füsioteraapia on ainult osa sellest teenusest. Aga ma ei ole selles programmis siin. See on eratoostet. Ja, sellest ma saan aru. Seda ma saan Tallinnas, aga see on puht selline võimlemine. Pannakse palli, siis palli liigutan ja jalakand on siis palli peal, siis on ta nii, tõmba nüüd enda poole, palli, lase nüüd varbad üles, nüüd pane jälle tagasi. Väga õige, niiviisi ta enam-vähem liikuma pannaksegi. Mis asi liikuma, kuidas? Hüppeliiges, mis sul kontraktuuris on. Ja seda pean ainult kord nädalassa. On see piisab? Ei, sa pead võimlema paar korda päevas, kui sa tahad, et ta liikuma hakkaks. Seal sa käid, et sa õpid ära, mis on vaja teha. Aga kuidas siin tehakse seda? No siin on samamoodi, ma õpetan inimesele kätte. Aga võiks mulle näidata, mis võiks teha, kuidas ma teen? Oma arusaama järgi. Et ma arvan, et mida ma võiks teha? Selle asja puhul on niiviisi, et siin ei ole vaja midagi spetsiifilist. Lihtsalt anna itsi talle ainukene asi, et sa pead arvestama, kuna sul põletik on sees, sa ei tohi nagu üle pingutada sellega. Et sa nagu liigutad mingi paarkümmend minutit järjest. Aga niimoodi võib liigutada? Ikka. Iga liigutus on hea, jah. Lihtsalt kuna seal on nagu kontraktuur, et sa pead seda... Aga ma tunnen, et see haava all seal
las ta olla. Seal on selline valulik ja mis on, et siis see ei lase haaval kokku kasvada. Mis? No vaata, kui sul käärib, ta on aapuks läinud, nagu piltlikult öeldes. Ja sellepärast seal nagu päris mäda seal ei ole veel, aga ta võib minna, kui seal... Võib mäda, millest? No sellest samast näiteks, kui siin tõstad temperatuuri mingil viisil pikalt. Kuidas ma tõstan? Ma olin selle... No näiteks käid pikalt 2-3 tundi järjest suure kiirusega või kukud jooksma. Ja siis temperatuur jookseb, tõuseb ülesse? No paikne küll, seal on ju liikumine, pöörumine. Ja siis ta tõuseb. Siis ma ei tohigi käia palju. Käima sa pead, aga lihtsalt vaata see üledoseerimine on see, mis praegu sa peaksid tagasi hoidma. Sest kui seal on nagu pinnad selles mõttes puhtad, ei ole mingit põletiku nähtusid. No siis temperatuur tõuseb ja jahtub ei ole mitte midagi. Aga kuna seal on nagu põletiku nähud sees, siis see on selles mõttes ohtlik. Sest kui ta käärib, see on iseenesest temperatuur juba. Ja nüüd, kui sa tõstad veel, siis ta nagu egeneb ja siis ta võib levida ja ta ei lase ka kudedel korralikult armistuda, nagu tagasi tõmbuda oma algupärasesse. Mis siis soovitus oleks? Kuidas ma pean siis nüüd käituma selle jalaga? Ma võin näidata sulle selle kontraktuuri vastu paar liigutust, mis sa võid teha, aga lihtsalt üldine see ei ole mitte soovitus, vaid on nagu käsk selles mõttes, et sa pead kogu aeg seda liigutama. Ja huvitav, ja siis ma pidin veel teise jalaga ka tegema. Aga milleks see teist jalg, teine jalg on terve, eks ole? Ei, mõlema jalaga niimoodi. Miks? Nad on ju paaris. Nii, paaris. Loomulikult. Kas sellest oleneb see teine jalg ka? Loomulikult. Siis kui sa liigutad seda jalga, siis siin see vereringlus ka suureneb. Nii. See on ju kõik ühest kõhuordist tuleb see veri. Täpselt samamoodi. Täpselt, see õige, väga õige. Nii see asi käibki. Aga vaata see kontraktuuri väänamine käib niiviisi, et paned mul ei ole mingid retikud siin, aga kodustes tingimustes paned aga ma sain nüüd seda parafiini osekoriiki niimoodi, et mäsiti ümber. Mingi pool tundi, hästi soe. Ma võt sellega peab ettevaatlikul. See on see pikk soe, mis ei ole põletiku puhul hea. Nii. Et seda saan... Kas siis soe ei ole hea? On küll hea, aga mitte intensiivne ja mitte väga pikk. Sest see soe on see, mis lõpestab. Ta selle kontraktuuril laseb natukene järgi anda. See on hea. Aga kui see soe on väga intensiivne ja väga pikk, siis... Aga kui ma käin kuumavee vannis, näiteks siin spaas lähen Jaapani vanni? No, seal võib käia, seal esiteks oled terve kehaga. See ei ole paik. Ei, ma päris kehaga ei ole. No ikka siis vähemalt siiamaani. Ja see ei ole nagu konkreetselt selle soojendamine nagu mähis. Mähis on selles mõttes ei ole hea. Ja seal kaua sa... Aga siis parafiin ei olegi hea? Kõik need õlid, mis ma saan jala sisse ja... No kui see on nagu lühiajaliselt, ta on mingi 10 minutit, 15, siis ta pole hullu. Täna ma lasin pikemalt pool tundi. No pikemalt ei ole hea. Ei ole, 10 minutit. 10-15 minutit. 15 maksimum. No see aga siis peab selle haava koha peale, võt see täpp. Panen mingi sidemelapikese siia pisikese. No ka ei ole sul ju lahtine. See on ilusti koorik on peal. No jah, see koorik tuleb ära. Tarvist ma lähen nüüd spaasse. Mingi paar tundi ole, siis see koorik tuleb jälle ära. Ja siis kasvab jälle õhtuks jälle tagasi. Aga see, kui ma saan parafiini, siis ei pea panema siia midagi. Parafiini ei lähe ju paljult minu meelest. Seal on ka ta mingi asja sees. No ta on selline kõva ikkagi. See on nagu plastiliin. Just. Et plastiliini tükk ei lähe siia sisse. Ei just sul midagi. Ja nüüd ongi niimoodi, võt see ülejäänud kõik see osa on. Ja nüüd, kui nüüd saapaga liigud, miks ma käin suvekinga? Sellepärast, et see saabas, talve saabas käib kogu aeg nii. Ja siis ta ärritub. Selle mõttes... Mida teha? Mis saabast kanda? Ma pean nüüd suve kinga kanda sellepärast. Sa võid osta selle hüppeliigese ortoosi.
no mis ma kandsin või? Ei, mitte jäiga, vaid suks... Hüppeliiges ortoos. Nagu sokk. Ta on nagu söke... Nojasokk, nii. Ilma kannata... No jaa, aga ma ikkagi ei kannata seda, kui peal on ka midagi. Ma katsun ka ilma sokita käia. No vot, see, kui midagi on siin peal, siis ta ikkagi ärritab. Üldiselt proovin kodus ka olen, võtan kõik maha, mitte midagi. Sokki ma ei kanna, siin ka. Käin kogu aeg sanatoorist igal pool, ma üldse ei käi sokiga. Nii kui, ja siis on normaalne. Nii kui ma panen midagi peale, siis mõne aja pärast hakkab juba niimoodi. Läheb heljaks. No tule proovi järgi. Kodustes tingimus paned mingi rätiku rullid niiviisi rolli. Mitte nii suur rätik, aga umbes ma näitan. Paned selle jala peale ja veeretad siia ja tänne, et see nagu väänad välja ja väänad sisse poole. Proovi järgi. Nii. Ei, aga säilita. Ja väänad sinna. Oot, nüüd on päris valus. Nagu selle haava peale sai pandud. Veereta ja vääna. Kuidas ma nii? Veereta. Kuhu ma nüüd sinna poole? Oot, nii. Nüüd siia poole. Nüüd väänad sedasi. Ja nüüd sedasi. Ja. Nii, see on nagu see. Oi, ja nüüd tunnen kohe läks lahti see jälle haava. Kohe nagu kärisid selline. Oot selle haava sees on kohe valus. No. Selline nagu käristab. Jah, loomulikult. Ta on ju kinnis. No. Nii, ja teine suund on see. Et ma ükskord veel näitan. Jah, just. Et sa just nagu surud tallaga pihta. Jaa, vot ja nüüd on just eriti, kui ma nüüd lähen siia poole. Nüüd läheb see haav lahti, ma tunnen kohe. Jah. Ära murra nagu katki. Kohe tunnen kohe murdu, väga tõe. Venita. Need ei ole kondid, mis sa tunned. Mis asi see on? Need on need pehmed koed, mis on sul. Koed? Jaa. Kasvused sidemed ja asjad, mis see on. Nii, ja teistpidi ka. Kuidas teistpidi? Teine on see ilma. Sellega niiviisi hoiad mõned kuskilt kinni, et tasakaaliselt oleks. Lükkad see parem jalg aigi alt taha. Ja siis see põlv liigub nagu sinna. Et sa väänad. Kanna hoiad maas. Et sa just väänad seda siia poole. Saad aru? Niiviisi, sellist liigutust teed. Ja. Kande maha. Kand on maas ja nüüd sa pead nagu justkui siit murdma, et see... Jah, vot siin. Nii, jah. Kande maha, nii. Ja, just. Nii, puhkad natukene ja väänad jälle. Aga ei pea siit kinni hoidma. No, lihtsalt teed tasakaalu tuleks, jah. No, nii, jah. Oot, ma tunnen kõik siit tagumine osa ka nagu pinges. Need on need kontraktuurid, millest seal need Valgevene spetsid kirjutasid. See on nagu selles mõttes mõistlik jutt. Ma täitsa usun, et siin niiviisi oligi. Koissagi teist asja. Ja seda tuleb lihtsalt... Ma käin koissades ka. Ja see, need kontraktuuridega tegelemine, see on valulik. Aga sellega tuleb... Aga kui kaua? No, ma ennustan, et mingi 2-3 kuud veel see kindlasti. Ei, mitu minutit. Järjest. Järjest seda harjutust siin, seda liigutad siin paar minutit. Seda paar minutit. Ja ongi nagu 5 minutit. See on väga valulik. Nii kui ta läheb siia poole. See kontraktuuriga ongi valulik. Et see tuleb ka... Kohe see haava koha annab eriti tunda. Nii kui ma sinna poole lähen. No, üsnaga niimoodi. Jah, siis ära mine nii kaugele, et nii teed paar minutit. Kui kannatad. See on ka paar minutit. Jaa. Ja siis küll. Aga seda tuleks teha paar korda päevas. Hommikul õhtul ja iga päev. Iga päev ilma vahetusest. Sest asi on selles, et kui sa seda ei liiguta, ta jäigastub ja see jäigastumine nagu suureneb. Temal on nendel kontraktuurid... Ma oleks pidanud varem juba hakkama tegema seda. No, kui ta oli ägedas olukorras, kas siis oleks ka pidanud tegema? Kogu aeg on vaja teha ka siis, aga lihtsalt annused on vähe väiksema.
ja praegu ka, kui sa jaluta, katsu mitte langata, et kõnnid ma saisin enne üldse kepiga. Just, et nüüd kõnnid nagu normaalselt ja ära kõnni kiiresti ja ära kõnni pikalt järjest. Anna talle pause, sa pead nagu jahtumise aega talle andma. Ja see... Kui palju näiteks kõnnib, palju ma annan talle jahtumise aega? Tunned ära nii, kui sa tunned, et... Või näiteks seal 10 minutit käib. Seda ma ei oska öelda, kuidas sul on, aga mõtlema sellest, kui sa tunned, et hakkad nagu just kui pakitsema või pinna peal hakkad mingisugust virvendust tundma, et siis järelikult juba... Et hakkab jahtama? Ei, siis on ju vastupidi, kui ta pakitsema hakkab, siis järelikult on juba kuum, on aeg jahtumiseks. Ja kui ta on edasi nii kuum, siis ta läheb edasi? No kui see korra piisab... Mis seal juhtub siis? No... Mingi reaktsioon tekib ja siis ta läheb hädanema. Ma ei hakka nagu sind hirmutama, aga igal juhul põletiku organismis on paha asi. Aga kas võib olla niimoodi, et siit võib mingi mustus võib sisse minna ja võib mädanema sellest minna? Kui see oleks nagu mustusega tegemist, siis oleks seal sepsis ja siis oleks hoopis teine pilt. Või võid mingi lihasööja bakter läheb äkki sisse. Nagu Savisaarel oli. Seda ei ole. Ei, see lihasööja bakter tegutseb nii ruttu, et see oleks näha olnud ammu. Et mingi gangreen või midagi sellist võid olla? No kõik võib olla, aga praegu... Milles see gangreen võib olla? Sest ma kartsin, siis oli nii, ma ei saanud üldse peale, siis oli niimoodi hüppasin kogu aeg. Kepp ja niimoodi. Käisin. Sest oli nii äge, kõik tuursunud oli. See sind ei... Aga nüüd on parem, nüüd ei ole. Nüüd on juba soo on ka välja tulnud. Nüüd soot ei olnud, oli paks, pekk oli nagu. Noh, mis oli seal all vesi? See oli pekk, see on, seda nimetatakse lümfostaasiks. Mis see tähendab? Mingi vedelik? Jaa, lümfi ringe häire, ütleme nii, mis ta ei liigu läbi. Kuidas see liigu? Kuidas ta seal läbi, mis asi see? Miks ta siin paks, vedelik on seal siis? Jaa, nagu vesi. Ja millest ta tekib? No, tekib sellest, et sa ei käinud selle jala peal korralikult. Inimese jalatald on just kui pump. Aga siis me oleks pidanud kohe pärast murdu edasi käima? Ei saa, see on paratamatu selliste traumadega. Kui sa ei saa jala peale astuda, järelikult see ei mulju. Iga kord, kui ma astun jala peale, ma pumpan seal venoossed verd ja lümfi ülesse. See on nagu pump. Kui ma mingi trauma pärast hüppan ühe jala peal, siis sealt liigub, aga siin ei jää liikuma. Ta peab nagu kaks jalga ühenduses olema. Jah, sest see arteriaalne vesi... Aga pärast traumat, ütleme, kui ma oleks kogu aeg lamad. No siis oleksid sellises kontraktuuris, et... Ei, aga ütleme, mul on terved, mõlemad jalad on terved ja ma kogu aeg lama. Mitte midagi ei juhtu, eks ole? Juhtub, see sama juhtub. Ei tohi lama. Kosmonaudid on ka ju... Ja nendel juhtubki. Ongi nii? Jaa, sellepärast nad võetaksegi kohe, kui nad on maandunud, kohe on see füsioteraapia hakkab nendega pihta. Et nad peavad harjuma sellega. Lihtsalt kosmoses on natuke teistmoodi, seal ei ole seda gravitatsiooni. Aga siin sellepärast nendel ka ei paisu jalad. Aga kuna me oleme vertikaalis ja see valgub alla, me oleme gravitatsiooni mõju all. Ja sellepärast seal ta paisub. Mis asi see valgub alla? Veri? No, lümf. Ütleme niiviisi üldise nimega. See vedelik? Jah. Lümf. Aga kui ma olen pikali, siis ta ei... No siis ta valgub allapoole nagu vedelik ikka. Nii kui sa püsti tõused, kukub jälle alla ja... Ja see on selliste traumadega paratamatus, seda ei saa vältida. See käib nagu asja... Aga ütleme, kui ma oleks ikkagi käinud. Valus ja kõik ja midagi. Pärast murdu. Ilma aegu ma käisin kepiga ja hoidsin seda üle. Oleks pidanud ikka edasi kõik käima. Siis ei kasvaks kondid korralikult. Siis ei kasva kokku kond. Jah. Et see kepiga kõndimine siukse traumaga on vajalik ja need siuksed asjad on paratamatud, seda ei saa vältida. Noh, ta mööda sellest ei saa. See paranemise protsess ongi selline. Omad etapid ta peab läbima ja
sul see on praegu selline... Ja kaua see nüüd võib mul kesta siis niimoodi? No, kuid. Kindlasti. Kuid. Jaa. Aga selle möödas... Aga saab korda täiesti? Ikka saab, jaa. Aga kas ta ise, ütleme näiteks midagi ise ei tee? Ja. Nii nagu on, kas siis paraneb? Ja ise ka paraneb? Ise ka paraneb, jah. Kui kaua võib ise ka paraneb? No, ma ei oska öelda, see iga organism on natuke ise moodi. Aga noh, suke raudreegel, suke kontide puhul on seal, ütleme, 4-6 nädalat on see kondi paranemise aeg. Nii. Siis on, ütleme, kuni 6 kuud on nagu muud asjad. Ja edaspidi on siis kuidas kellegi. 8 kuud? No, jaa, keskelt läbi niiviisi. Nii et, ütleme, aasta lõpuks on ta siis korras. Kui ma mitte midagi ei tee. Jah, no päris korda ükski nagu katki läinud asi kunagi ei saa päris korda. Sa jääd ikkagi tundma, et ta on teistmoodi. Vaat mul siin oli, vaat siin on arm järgi, oli niimoodi, et Platmori ääres oli selline metallääris. Kui ma astusin, ma komistasin selle peale ja siis ta lõikas pool lihatükki siit välja. See oli kohe ripetas. No see oli Venemaa Kalingradis. Siis läksin selle arsti juurde, no see mingi kirurg võttis, lõikas selle ära, selle lihatükki. Siis ta oli kõik. Siis ma tegin seal peerikis ja seda tuli kogu aeg võtta maha. Ja siis nii, et side kasvas sellega kokku. Kõik korras, normaalne midagi. Aga see tuleb maha võtta, seda perikissi jälle määrida. Küll see oli siis probleem. Mingi 6 aega. Ja siis ta juba hakkas korda saama. No. Ja, no see on nagu pinnapealne. Sellega kiiremini. Aga seal võtab aega, aga asja saab. Nii et see ei ole nagu väga oluliselt. Trauma ise ei ole väga nagu... Kuna ta nii-öelda funktsiooni nagu häireid ei tekitanud, siis... Ja kui siin ammu oli ka niimoodi, et äkki hakkas see osa, siin 30 aastat tagasi, äkki hakkas paisuma, paistetes. Ma ei tea, iseenesest midagi oli. No siis ma olin haiglas, no see oli sõjaväel. Nii, mingi nädal tehti süsti ja läks üle. Mis asi see võis olla? Lihtsalt see... Äkki muutus kõik tuusegi tekkis. Ei mingit löögi või midagi äkki. No seda ikka juhtub. Noh, iseenesest. Kui vana see siis oli? 20. Ka 20? No siis ikka pidi mingi põletik olema. Iseenesest äkki tunned, läheb paksuks tuuse, nagu nüüd, eks ole, tuusega. Ka niiseks nagu pekiks muutus kõige. Millest? Ei tea ja kõik oli nii valus ja siis, ma ei tea, mulle penissiliini, mis seal süstiti ja sai korda. Aga nüüd on siis selle pärast. Et nüüd on vähemalt, noh... Aga minu soovitus on lihtsalt anna itsi, käi, ära praegu veel jookse. Aga millised ohud on, mida ma ei tohi teha? No kõige suurem oht selle nagu jutu järgi ja pildi järgi, mis ma praegu nagu oma silmaga näen, on see kõige suurem nagu ülepingutamise oht, et sa nagu ässitad selle põletiku nagu ülesse. Et seda tuleb likvideerida. No aga see, et mis ma öösiti, tekk käib peale, õõrub ja siis ma tunnen jälle kõvasti kipitab. Ja see on lihtsalt paha tunne, aga nagu üldjooktes see ei ole mitte midagi. Ta ei ole valu, aga ta kipitab, kui nagu hapet oleks peale läinud. Meeldib ta ei ole, aga suures plaanis see ei ole mitte midagi. No ja siis ma tõusen istukile, siis läheb üles. Jah, no siis tõused istukile ja läheb pikali jälle. Selle aja tuleb üle elada. Nii et see on nagu normaalne? See on praegusel etapil normaalne. Aga see läheb mööda. Nii kui seal põletiku need kolded lähevad nagu kõik. Aga kas käega katsudes on tunda, et midagi siin vilki siin sees? Nagu... No ta on ikka kuumem kui peaks. Jah, ta on ikka kuumem. Et see ikkagi käib siis, sellepärast peab nagu selles mõttes koorumisega ettevaatlik olema. Aga siin on nagu... Vot siit see alumini osa on valusa. Muidugi see haavakoos, see on kõige valusa.
vot see osa siin, kondi osa. Mis sa sellega tegid? Kuidas selle maale oluse siis katki tegid seal? Rööpa peale kukkusin. See on ma olin töö. Muljumis. See oli niimoodi, et hakkasin, rööbas on all, ma ise töötan raudteele vagunite peal. Tassisin seal kaablid vaguni peal ja siis kukkusin. Niimoodi. Mingi paari meetri kõrgus vaguni. See oli ja see hüppeliiges, täpselt see koht rööpa peale. No see on siis... Ja kui huvitav oli see, et ma kukkusin niimoodi seljaga liitrite peale 2 raudtee vahel, või selle rööpa vahel. Ja see parem õlg sai ka põrutada rööpad. Seal ei olnud midagi. Ja natuke pea, mul oli vähemalt müts oli peas. Nii. Kõik pea, sellel ei olnud ära midagi, eks ole. Avati jalga. Ja siis ma tegin edasi tööd ka veel. No oli löög, prum, üks väike karjatus oli. Mis ikka, tööd oli vaja edasi teha, tassisin edasi neid kaableid midagi. Aga siis hommikul 8 oli see löög, siis kuskil lõunast juba olid nagu tunda mul juba. Raskem selline, juba valus. Ja siis läksin, see oli Riias, Lätis. Läksin siis seal haiglasse ühte kohta ja seal siis öeldi, jah, mis me nüüd tehti rõnkenud, et teil on mõra, on vaja kipsi panna. Kuidas nii, ma olen tööl ja ma ei saa, ma olen muidu töölt lahti, eks ole. Selline tööga, et nendele ei meeldi, aga seal neid töötraumasi vormistama ja kõik. Ja siis ütlesin, ei, mina olen selle vastu, et mina mingit töötraumat ei saa teha. Ja ma ei saagi kipsi ka panna, ma pean, kuidas ma lähen nüüd kipsiga, eks ole. See ei ole võimatu. Ja siis kõik kirjutasin need omal vastutusel ja sain minema sealt niimoodi. Ja tegin edasi niimoodi. Ostsin kepi apteegist ja käisin koos kepiga käisin. Sain oma töö tehtud ikkagi. Aga sellest loobuda jah, minge Eestisse, pange kohe kips seal siis ja nii naa. Aga oleks sellest kipsist tolku olnud või? No ma usun, et ta ei... Kips oleks täis. Ja kusjuures see haav oli sellasi, et see verevalu oli seal all. See, kus see täpp on, eks ole, täpselt. Seal oli verevalu. Aga kui see verevalu oleks edasi, et ta võib mädanema minna. Ei, ta lähe. Ei lähe? Aga mul näpul oli. Siin on veel see arm mul. Vaat siin oli lõigati isegi. Oli niimoodi, et verevalum jäi siia alla. Ilusti sügeleb, tühja last olla. Ja mingi 10 päeva pärast läks paistetama, mädanema. Oleks ma võtnud selle verevalumi ära kohe, siis oleks midagi. Ilmselt sinna... Ja siis tõstis, siis käisin seal polikliinikirurg, pani siis, mis ta siia pani siin mingi puu, toika sinna sisse, et see siis imeb seda mädas. Küll see oli valus, vaat siis oli mäda. Oleks selle verevalumi välja, et sellepärast on iga kord, kuskil pind läheb alla või midagi. Ma võtan selle pinna ära ja see puhastan selle ära. 2 isi asja, üks asi on see, kui sa nagu pigistad. Aga siin oli just see, et see ilusti punane must verevalu. Vaat selle ma võtan ära. Ja selle peabki ära võtta. Ja see oli, nii, aga siin oli ka see must verevalu. Sealt sa ei saa selle ära võtta. Miks? Ma võtsin ta ära. Ma võtsin ise ära. Sellepärast, et seal õde pani selle lapi peale, kõik puhastas ära. Pärast võtan selle sideme, opa, siin on kõik see all must valu. Ja siis ma võtsin nõelaga, eks ta ebamugav oli mul. Võtsin siis nõelaga selle ära. Oi, ta oli muidugi valus, eks ole siin. Võtsin selle ära ja siis aga kui ta oli pinna peal, siis muidu... Ja, siis on teine lugu. Aga kui nüüd oleks kips peas olnud, olekski sinna kipsi alla jäänud see. Ja mis siis oleks võinud juhtuda? Mädanema läinud seal kipsi alla. Ja ei saa ära ka võtta seda kipsi. Ei tea, nüüd on hirmus valus seal, ma ei tea, mis siis. Oleks, et ortoos oleks olnud, ortoosi võtan ära, kohe saab jälle näha. Aga kipsi ei võta nii naljalt ära kohe. Ei tea ka, kas on mõtet.
No sellise murru puhul mina ei paneks kipsi. No need olid Riia spetsialistid, need ütlesid, et pange kipsi. See on ainult selle lömastusmurd, seal ei ole midagi. Aga kui mul oli see ortoos, kandsin ortoosi, siis ortoos jälle surus see peale. Jälle probleemides. No aga ma vähe käisin, ma olin rohkem kodus, lammasin. No niimoodi eriti palju ei liikunud. Ja ortoosi. Ja see ortoosiga oli see, et kui ma nüüd käin, siis ma saan mitte niimoodi vajutada, aga niimoodi. Sellepärast, et siit niimoodi vajutus oli valus. Niimoodi saa. Ma saan niimoodi. Kepp ja võt nii. Nii, ja mis siis võis juhtuda, kui oli ortoos? Siis lõi äkki. Seal on see, nagu konti lähesin selle põlvega kokku niimoodi. Ja siis ta peab kokku, siis on tõksli. Ilmus valu kõik, võt siin, võt see sisemine, võt siin selle. Ja mis ma pidin, siis pidin ootama nii. Natukene nii. Ja siis läks ära. No. See on nüüd kõik möödas ja kõik... Ja see on nüüd, see enam ei vaja. See läheb mööda ka. No. Lihtsalt peab jälgima, et seda põletikku laiali ega ägenda. Ja ta läheb tasapisi, organism ise võtab selle põletiku ka välja sealt. No. Nad lihtsalt võtab aega. Ja siis oli mul, eelmine suvel oli ju siin põlvel oli see jalgrattaga sõidan ja ma sõidan muidu jalgrattaga, muide, jalgrattaga võib liikuda, jah? Ikka. Igasugune liigutus. Jõusaali lähen, võtan seda jalgrattaga. Siin mingit vastunäidustust ei ole ainult... Nii, võin, jah, nii. Ja. See on väga hea. Aha. Ja siis oli nii, võt siin, selle sees, kuskil, võt selles kohas. Äkki lööb valu, sõidu ajal jalgrattaga. No siis puhkan, siis nagu läheb üle jälle. No oli mingi pool aastat ja siis ta ise kadus ära. Ma tahtsin veel, et ortopeedi juurde. Kas ortopeed tegeleb ainult lõikustega või ta valdab mõnda asju ka või? Kirurg-ortopeed on see, kes lõikab, aga ortopeed ei pea lõikama, ta ei ole kirurg. Kolts ütles, et ortopeed on ainult lõikaja. Kõik ortopeedid ei lõika, siis ta peab olema kirurg ka. No, et mis asi see võis siin olla siis? Ma ei vaid, mul ei saa kohe, et kui mõnikord läks kohe nii valuseks, ei saa trepis ka ülesse. No ilmselt siis menisk seal liigub natuke. No, võt see praegu. Kus ta oli siis? See on lihtsalt puhkama ja siis ta vaigus. Aga nüüd ei ole seda. Mis ta võis olla? Juba siis lihtsalt murenes seal väikesteks tükkideks ja... Mis asi? No, menisk, mis on põlvete vahel. Mis asi see menisk on? Mis asi on menisk? Vaatame nüüd pilti, mis asi on menisk. Tavaliselt see, kui mureneb seal, siis ta hakkab liikumusi põlve vahel ja teeb vaigid. Aga kui ta seal pulbriks on... Menisk в колени. Kas ta näitab siin pilti mingisugust? No näed, see on see täpselt see koht, mis sa praegu näitasid. Siin on nagu kontide vahel. See on nagu alumine, see on ülemine. Et see on siuke nagu kõhre keha, aga ta on nagu kõva suke ja libe. Et selle peal toimub see liikumine. No, ta on nagu siin on näha, vaata. Ta on siuke kontide vaheline ollus, mis on siuke libe ja suht elastne. Nii. Ja nüüd, kui ta nagu katki läheb, tavaliselt ta läheb, muraneb nii, et siin on näha, et kuidas ta, kui on ülemine kont ära võetud, tavaliselt ta muraneb niiviisi, et nagu tükk võib välja liikuda. Ja siis kiilub nagu põlv kinni üldse. Või siis liigub natukene, kui ta on siuke
kui ta läheb katki või mõraneb, siis nagu ääred on teravad tal. Ja siis ta nagu kahjustab need ümberkaudsed koed, näiteks selle kõõluse siin see võib põletikku minna, lihtsalt, et sa kogu aeg lõikab teda seal. Ja siis, kui sa nagu liigutad teda, siis see asi, mis seal välja kiilub, lihtsalt liigutad ta pulbriks ja siis kaovad need teravad valud ära. Ja mis kasvab siis uus või? See pulbri asemel? Ei, see uus ei kasva kahjuks, menisk on selline, et see ei taastu. No aga siis ta mul läks pulbriks ja mul polegi enam millest. No, ei, see on tükike, see väike tükike, mis sealt nagu välja tuli ja haiget tegi. Ja see on lihtsalt imegus laiali ilmselt ja järgmine kord võib jälle niimoodi olla. Jälle tuleb tükikene jah, kui on juba pragu sees, siis nii kui sa teed mingisugust jõulisemat ja tugevamat liigutust, siis sa võib jälle küljest mureneda ja teba jälle haiget. Ei no praegu seda ei ole, aga mul oli ja ta tegi tõesti mul. Me ei saanudki rattaga sõita selle. Jah, siis tavaliselt käia ma sain, aga nagu ta hakkab niimoodi teen. Sellepärast, et kui sa painutad, siis sa nagu survega siit lükkata välja. Surve on ju siit niiviisi, siis sa lükkad välja. Edasi teha, kui juhtub nüüd järgmine kord jälle nii. Kui ta nagu sahtli moodi hakkaks nüüd liikuma, siis selle vastu siis ta nagu kiilub kinni, siis saab põlve sirutada. Ja siis lihtsalt natukene ootad ja jõnksutad, kuni see nagu tükk tagasi. Aga ma tegin niimoodi, kui ma väntasin, siis varu tekkis, siis ma mingi pool tundi siis ratast kandsin käe kõrval ja siis läksin edasi. See sõltub sellest täpselt nagu kus kohas ta nagu on. Valu. Aga sa siin nagu midagi muud ei ole, mis võib mureneda. Aga kas on pilti selle hüppeliigese kohta, sellist pilti? Ikka. Internetikis on kõik igasugu asju. Hüppeliiges. Mis see sealt hüppeliigesest näha? No täpselt see koht, mis minul painab. Vot see või? Suuremaks teha. Siin on mingi probleem või? Selline või? Kus ta on paisum? Vot sellest. Ja, või siin neid saate siin niiseks. See, kuidas nüüd see sisemine ja välimine? Mul on väline. See on välimine küll. Parem jalg on see praegu siin. Ta suuremaks ei lähe või? Ei saa suuremaks. Et kus siin on nüüd need lihased või mis need koed on? Mis takistavad seda liikumist? Nüüd on see koht, mis nagu lõmastasid, on see siin. Aga selle viimase väljavõtte... Kus kohas see oli? Kus kohas? See koht. Fibula malleolus on see, mis on lõmastatud sul. Jah. Aga mis see takistab see lihas või koe või? Kus see on? Siin on ümberkaudu on ju siin igasugused koed on ju, mis on põletikus praegu, kuna see... Kui nad põletikus ei ole, siis nad enam ei takista või? Niimoodi, siis nad enam ei valuta. Aga ta ei valuta, aga lihtsalt kisub niimoodi, nagu rihm. Mis see on siis? See on see kontraktuur, millest seal... Kontraktuur, jah. See on see jäigastumine ja selle vastu aitab ainult liigutamine. Ja ta annab järgi. Kontraktuur. See ongi see, et nagu rihm hoiab mul kinni. Kontraktuur. Just. Aga siin pildi peal seda kontraktuuri ei ole näha. Seda ei saagi näidata. Mismoodi sa näitad seda? Või lihast ei ole või see, mis see... Kontraktuur on lihtsalt olemasolevate kudede jäigastumine.
koed ja koe siis siin pildi peal ei ole siis. Kuidas sa saad koe jäigastumist pildi peal näha? Jäigastumist... koe on mingi... Kude. Mingi kude selline. Ja liha, veresooned, sidemed, kõõlused, kõik asjad. Igasugused neid nagu pildi peal ei saa näidata või? Neid ei ole pildi peal olemas või? No näiteks siin on sidemetega pilt. Ei lähe suuremaks millegi pärast. Ei, siin see ei ole see pilt. See ei ole see, kus ta nii sidemetega on. See on... Nüüd ma saan aru, see kont, mis oli siin kõrval. Saab tagasi. Siin on. Siin on, vaatan, et jah, sidemetega koos. See on see molleolus sul. See fibula molleolus, mis on lõmastatud sai. See on see kannakõõlus, mis on siin ära võetud lihtsalt, et näidata. Ja. Nii, mis see nüüd, see ongi see siis kude või mis ta? Need on siis kõõlused. Kõõlus? Jaa. Nii ta ongi, jah. Nii, aga mis asjad need on, need sidemed siin, mis hoiavad kinni? No vaata, see on nii nagu, kui mingi kaabeldus läheb, siis tõmmatakse nagu kokku, et ta nagu ei lotendaks ringi. Ei, aga kas ta tegelikult on ka niimoodi? Sidemed ongi niimoodi sidemed? Äkki need sidemed ei lasegi liikuda? Need peavadki olema, nad hoiavad need rihmad. Aga kas ei läinud lahti äkki need? Ei usu. Sa lõmastasid sellest kohast. Jaa, nii. Aga said põrutada ka teised? No loomulikult, aga kui need löögiga katki ei lähe, neid saab läbi lõigata noaga. Aga, ja nad lihtsalt hoiavad... Aga mis juhtud? Ma sain löögi siia. Nii, siin läks, kus selle koha peal läks? Selle koha peale. Läks puruks. Nii, palju ta võis puruks minna? No ta ilmselt lõmastas sul. Lõmastas, nii. Nii, ja mis nüüd nende teiste, miks need teised siis nüüd pidid kannatama? Sellepärast, et nad on ühe pere liikmed. Üks kannatavad kõik. Tähendab, seni kuni see terveks ei saa, teised ka... Loomulikult. Või näiteks see saab terveks, või see ei saa selleks terveks, kui need teised on ka nüüd haiged siis. Jah, sellepärast... Ja kus see nüüd põletik on siis? No põletik selle nagu jutu järgi on selle kondi sees, õõnes ja pinna peal ja ümberkaudsed koed. Ümberkaudsed kodede all ta mõtleb nii lihast kui ka need sidemeid, mis ringi on. Nii. Seal on siis see põletik. Jah. Nii, ja kaua see siis kestab see põletik? Nii kaua, kuni see organism sellega hakkama saab. Ja siin ümber on siis need koed. Ja need nüüd hoiavadki kinni siis. Jah. Aga kuidas ta hoiab kinni? Nad peavadki kinni hoidma, vaata, kui neid sidemeid ei oleks, siis kondid kudeneks laiali. Nad püsivadki nende... Äkki see side ka hoiab? Ta on kitsam lühemaks läinud. Ei, vaata. See, mis sa tunned praegu nagu rihmad hoiaksid. Seda pildi peal näha ei saa, see on sinu tunne. Ja need samad asjad, mis siin on, nad peavad olema piisavalt elastsed, et nad lubavad liigutada, aga samal ajal piisavalt jäigad, et sa ei nikastaks, on ju. Et seal ongi need tehnilised andmed peavad olema täpselt diapasoonis. Kui nad on liiga laiad, siis sa ei saa liikuda. Kui ta on liiga palju teisele poole, siis selle kukub liigesest välja. Et ta peab olema piisavalt jäik ja piisavalt elastne. Nüüd põletiku järgselt ja trauma järgselt ta läheb jäigemaks. See on organismi loomulik reaktsioon traumale, et ta hoiab seda jäigana, et sa rohkem seda ei nikastaks. Ta organism lihtsalt sinu pead enam ei usalda. Ta lihtsalt ise jäigastab. Ja siis soovitati mul panna külma, mitte jäädaga selline, apteegis müüakse selline geeliumiga, selline pakk külma ja siis pidi külmkapis hoidma. Just, see ongi see, ma soovitan ka. Kuhu ja siis pidi... See võtab põletiku maha. Võtab. Seda võib nüüd ka võtta. Ja, nii kaua, kuni ta on kuumem. Aga kui ta ei ole kuum, siis ei ole vaja. No praegu ta on ja ma ei usu, et siin lähikuude jooksul ta... Nii et võib panna seda? Võib. Osta tee külmiku saad, mitte sügav külmas, vaid... mingi +5 kraadi. Ja siis panna seda peale lihtsalt. Kui tihti?
No seda võib, ja sinna... eriti siis, kui sa oled nagu rohkem käinud, peale pikka jalutuskäigu, pane kohe peale, sest siis ta kuumeneb. Sest liikuda sul on vaja, aga samas sa ei tohi väga palju liikuda, et ta kuumaks läheks. Aga kui sa oled sunnitud näiteks pikemalt käima, siis peale seda pane kohe külm peale. Kui kauaks? No nii kaua kui kannatad, mingi 50 minutiga ta ikka jahutab juba ära. Tunniga? 5 minutit. 5 minutit, ega ta jahti ise ka ju läheb soojemaks. Muidugi. Ja just selle üteliigesi peale? Panedki siia peale. Selle, ei, ma juba lõpetasin varem ta ära. Ma olin juba siis, kui ta oli, juba ammu vist, siis kui ta oli ägedas seisus, siis ma kasutasin seda. Ma vaatan korra, kus järgmine on. Siin ongi vist näidatud see mingi padi peal. Vaatan. Mul on 5.30, okei. Siin on näitabki, et ta mingi külma pannakse peale. Aga sellist pilti ei ole nagu minu olukord. No sul on see lõmastatud see asi, et siin on näiteks siukest lõmastatud pilti mul ei ole. No see on nüüd selle Malleoluse suke klassikaline murd. Kui hüpeliigese nagu murd nii-öelda. See on see fibula. Siin on see murd, jah, selle Malleoluse. Just, aga see on nüüd teistmoodi, see on nüüd... See toimub siis, kui sa nagu nikastad nii. Ja. Mul oli vasakul jalal oli ka siin mõned aastad tagasi oli niimoodi nikastasin. No siis ta oli kuskil 2-3 päeva valutas. Siis ma käisin ka kepiga. Aga mis siis toimus? No siis toimub see sama ilma, kui sa nii vähe valutas, järelikult see kont ei läinud katki. Aga mis võis juhtuda? Aga need sidemed, mis ümber ringi on, need andsid järgi ja kuna nad on kiulised, siis mõned kiud võisid katki minna ja see ka tekitab verevalumit või seal paistetust ja... Mingi 3 päeva oli ja läks üle. Ja läheb üle, jah. No seda on üldiselt tihti, aga siin on hoopis täiesti. No siin on ikka korralikult, jah, katkida. Ja kuidas siis seda sai ravida? Ja siis oli ka sama olukord, et need koed ja kõik ei lasknud niimoodi. Jah, täpselt sama. Ta lähebki nagu jäigastub ära. See on normaalne. See on normaalne asjakäik. Peabki olema. Ilma sa ei saa. Et mis ta siis on takistab nagu... No vaata, kuna sa tegid katki. No, ja siis ta nagu kaitseb, et sa ei teeks rohkem seda... Jah, kujuta ette, et kui mast seisab ja sa ühe trossi võtad ära. Ülejäänud trost, mis tugevad on, tõmbavad ju oma poole ära, sest nad on kõik kummist ju. Enam-vähem nad on sellised elasted, mitte metalltrossid. Aga kujuta ette, et nad on kummist, sa lõikad ühe läbi, jookseb kohe 2 nagu lehte, see, aga teised tõmbavad ta siia poole üle, ta lähebki kreeni. Et seda ei juhtuks, siis organism lihtsalt jäigastab kõik ära, et ta püsiks enam-vähem nagu koos normaalselt, et ta nagu kokku ei variseks nagu siin pole. Et sa saad selle nagu tagasi normaalseks, ta jäigastab ta ära, ja ongi jäik, nii-öelda rihmatunne on peal nii kaua kuni, sest väga harva on niiviisi, et nagu kõik, siis peab ikka kirvega lööma või midagi, et kõik lõigatakse läbi. Tavaliselt, kui on siuke nagu tõmbamine, siis nagu mõned kiud lähevad katki, pooled jäävad alles, pooled lähevad katki. Ja siis ta jäigastab alles jäänud ära, kuni ülejäänud kasvavad ilusti kokku, on jälle kõik nagu kõik on jälle tagasi ja siis sa võid hakata liigutama ja siis ta annab tasapisi ja annab järgi. Et see nagu asjade käik on selline, et see jäigastumise nagu etapp on mööda pääsmata ja vajalik. Mis see murd ongi siin, see mingi... No, siin ta näitab, et selline ta on nagu alguses ja pärast, kui ta kasvab kinni, siis ta on selline. Siin ta on juba kokku kasvanud. Aga minul ei ole midagi siin nagu näha seda murda. Ei, sul ei ole sellist murda. Sest sul oli löögiga, mitte väänamisega.
sul seal sellist murdu ei ole näha, jah. Isegi nagu lömastusmurd mina ei näe seal, aga ma pole mingi vaataja selles mõttes, et kui spetsid ütlevad, et on, siis on. Need ei ole siin. Ei, sul see fibula pea on ilusti ühes tükis. Siin? Ja, seal on ka nagu kõik korras. Aga kas te seda röntgeni saaks näha see, mis perearst tegi? Ei, mina ei saa. Mina sinu pilte. Sest siin see, vaata, üks arst nägi. Arstid näevad, mina ei näe midagi. Kusjuures see Kolts ka nägi. Temal oli ka juurde pääs. Jah, Koltsil on, minul ei ole. Kuidas niimoodi siis? No vot, siin niivis. No, ja keegi mitte midagi ei näe siin, noh. Ei ole või? Seal ei ole midagi, jah. Ka spetsialist siin kokkuvõttes ütleb, et seal on kõik korras praegu. Jah. Niimoodi, et. Nii, võtad uuesti. Ei. No vot, et teha seos suuremaks. No ei ole midagi. Vot see osa on, eks ole? Jah, kõik on. Siin, mis siin? Vot siin on natukene tumedam. No vot, seda ma ei oska. See ongi vist mingi õredus või? Seda ma ei tea, ma ei oska kommenteerida seda. Ja see Valgevene röntgenoloog, see seletas ära kuidagi, mina ei saanud. Et kõik see, kuidas see ollus ja kude ja kõik ja vot siin kuskil koha peal, vot see murd on, et teil on kokku kasvanud siin. Mina ei oska küll lugeda, võib-olla see, et see on natuke tumedam see. Nagu seal oli ka, et see tumedam osa ongi see murru koridor või? No ei maksa luuletada, et kui spetsialist kirjutas oma kokkuvõttes, et kõik on kokku kasvanud, siis ta on kokku kasvanud. Zaroš, seda. Et ühesõnaga jookse edasi ja siis on siin ära üle pinguta. Näevad sellist asja, ma nagu mõtlesin, et lihtsalt nagu, aga kui sa ütled no vot ta käib selle vastu, no ta on ju häiritud. Aga mõned on sellised, mis on nagu siin auguga. Vot see on üks parem juba auguga. Et lihtsalt küsidki apteekist omale auguga. Hüppeliikese ortoosi ja malleooluse auguga. Mis see malleoosus on? Malleoolus on nüüd see kont, mis välja ulatub siin pinnale see. Malleoolus, jah. No ütleme hüppeliik, see kont. Ära väga targuta selle apteekist. Malleoosus. Et lihtsalt kont. Ütle selle kondi auguga. Malleoosus. Malleoolus. See ongi see kondi. See hüppeliigise kont, jah. Väli, no mõlema kond, nii sisemine kui välimine. Kondi väli. Vot, malleoosus. See on ladinakeelne sõna. Jaa, see on, ütleme, vaatame. Malleoolus. Malleoolus on siis, vaatame, periood. По-русски это лодыжка. Malleoolus on siis ladina keeles ja pahkluu on vist. Aga eesti keeles kuidas ta? Eesti keeles vaatame, mis ta annab meile eesti keeles. Estonski. Näed, eesti keeles ütleb, et on ka malleoolus. Tundub, et on ladina keelega. Aga eesti keeles on hüppeliiges. Hüppeliiges on kogu see kupatus. Aga ma räägin. See kondi ots, kondi auk, sul on vaja see auk kondi jaoks. Selle jaoks, et sinna peale midagi ei suruks sulle ega õõruks. No jaa, nii küll, jah. Oleks ise lõikanud sinna augu sisse. No siis need otsad seal purenevad. Aga see on niimoodi, et see auk peab ikka nii piisavalt suur ka olema.
Jah, ma siin nagu ei näe ühtegi sukast selles loonuse auguga. Aga ma usun, neid selliseid on ka. Siin sportlased ju kogu aeg lõhuvad endal jalgas ja saavad ruttu korda ja jälle jooksma ja. Kuidas nendel see asi läheb nii ruttu? Üksid kõvad traumat natukene pool aastat mööda juba jälle ilusti kõik jookseb. Ma usun, sina jooksed ka kui pool aastat möödas. Kannata see pool aastat. Aga kui nüüd oleks kips olnud, mis siis oleks olnud? Siis ma usun... Ja siis öeldi nii, et vaadake, kui te nüüd kipsi ei pane, et siis võib ka juhtuda nii, et operatsioon tuleb. Mis see tähendab siis? Kuidas see operatsioon oleks välja näinud? Mis nad oleks teinud siis, kui oleks operatsioon? Ma ei tea, mis nad arvasid. Võib-olla, et kasvab kehvasti kinni valesti ja siis vaja lahti lõhkuda ja kokku panna õigesti. Aga mis pannakse mingi raud selle asemele? Ei, iga kord rauda ikka ei panda. Raud pannakse siis, kui on ikka täielik läbi, murd, aga sul ei ole sukast. Ja kusjuures see on veel pisikene, eks ole? Küllaltki pisikene oli see lömastus. Ei, aga seal oli kirjutatud, et peksu, see perearst kirjutas, peksu on selline mõiste, peksu. Need malle olulised ongi rahvakeelis peksu kondid. Peksumurd. Ja peksumurd, jah. Kontraktuur või mis see oli? Kontraktuur, see on see Valgevene arst, mis... Ja. Kuidas see nimetus oli ta perearstile kirjutas? Ühesõnaga, käi ja jahuta. Digiloosse sisse, siis ma saan näidata. Minu digiloosse ei saa sisse või? Ei, ilma sinuta ei saa. Kohe vaatame sinna. Nii. Võtame, läheme sisse. Kohe. Nii. Et sihukest harjutustega asja ei ole, siin lihtsalt aeg on see, mis ravib. Tuleb kannatada. Küll see läheb ilusti kordagi. Mõni on ütelnud, et ei saagi kunagi korda. 100% ükski asi ei lähe korda. Kuidas ta annab mulle tunda siis? Seda sa hiljem näed, et ta ühtepidi ta jääb natukene eegemaks ja muud midagi. Valutada igal juhul ta ei tohi. Ei hakka valutama? Ei, need valud lähevad mööda. Vahest on niimoodi, et see osa, nüüd kui meil käi, siis nagu, see on nagu tundeline. Ta pakitseb, et ta... et isegi niimoodi nagu käin, siis nagu kõik oleks valus. Ta ongi kõik valus, sest ta ongi sul paistes teise jalaga võrreldes. Ta nagu pressib seest välja, see teeb haiget. Nii, hiljuti dokumendid. Kindlam. Nii, epikriis 4. Koostöö, mis ta siin oli? Toas koostöö. Neljas, kus ta siin oli? Fikseeris, ta mäletab ravitöö. Võtab vastu, võtab 4.224. Muud täpsust teermata.
Не могу говорить, потом перезвоню. Понял? Хорошо, спасибо. Так. Kus ta siin oli nüüd on? Vot see detsembris, kuidas ma nüüd leian selle, novembris oli ta hiljutised uused, pannud ta kampaani kriis. Tak, kriisid. Teine 32 november, vot see. Ei, see ei ole. Kus ta nüüd oli? Ei, see. 30 oktoober oli suhtes. Jaa. See oli 30 oktoobri juhtu, et ma tulin novembris sinna. Kus ta siis on nüüd järgmine? Ambulatoorne, teine, neljas. Vaata ambulatoorset. Aga kas võis olla nii, et arst võis ise ka maha võtta selle? Ei oska kommenteerida. 21. aastal, 26, 23, 22. No vaata see 2 november. 2. november vaata see. Plaanimine, lõpetame laboratoorne esmajuhtu. Ei, see on see SARS-CoV, see koroona. Kus ta siis nüüd jäi, ma ei saa aru, kuidas ma leian nüüd üles, see, mis on novembri lõpus, detsember tehtud. Kuidas ma leian selle üles? November. Pane otsingusse siia kuupäev. No, ja pane alates 1. november näiteks. 1. november 21. No, otsi. Ei ole sellist. 2. november, muud ei ole. No, 2. november ja siis on... Ja rohkem pole. No kus ta siis on jäänud mul? Ta oli mul see kõik need röntgen oli. Ei oska öelda. No, ja siin oli isegi see perearsti seletus oli ka. Ambulatoorset, või mille on teiste epikriiside all? Võib-olla teiste. Pane siia otsi kõiki. Aha. Ikka pole. 26. Kui ta ei ole, siis ambulatoorset epikriis, ta on äkki... Ta on mille all siis võib-olla? Statsionaarsed epikriisid? No, statsionaarne vaevalt, et kas haiglas ei ole olnud ju? Ei ole. Päevaepikriis. Päevaravi võib olla küll, jah. November 21. Kas võis olla nii, et arst ise võis ta ära võtta? Ma ei tea täpselt, kuidas need asjad käivad. Teine ta oli ilusti, kohe viskas ette kohe selle. Noh, ja siin hiljutised ka ta enam. Noh,
ei, see ei ole see ei ole koos 24.01 immuniseerimistead, see ei ole, no aga mulle ju tehti see ju, no röntgeni pilt ja kõik see röntgeni seletus oli siin olemas, kus selle all? Pane nagu, mitte epikriis. Uuringud, jah. Ahah, uuringud, nii. Nii, Ida-Tallinn, vot see vist 26. Oh, nii. Vaata rohkem. No. Kliinise on läbi lateraalne maleoosidiskos fraktuur. Fraktuur. Fraktuur on murd, aga see on dislokatsioonita fraktuur ehk nihkumisteta. No. Et ta on ühes tükis, fraktuur on olnud ja praegu on kongruentne ehk siis on kõik... Mis see tähendab? Dislokatsioonita fraktuur. Ehk on mõra. Mõra, nii. Ilma nihkumisteta. Mõra. Jah. Ja praegu on... Aga fraktuur on murre? See fraktuur on dislokatsioonita. Ehk ta on küll moranenud, aga ta ei ole kuskile liikunud. Aha. No tähendab, siis on mõra, mitte murd. Jah, ütleme nii. Aha. Aga hüppeliiges on konkurentne. Ehk püsib koos, ei ole midagi temaga juhtunud. Nii et mis siis, kuidas võib järeldada siis siin sellest, et lihtsalt mõra oli? Et on tugev põrutus olnud, mis on selle lömastanud sulle selle malleooluse ja Ja see oli kuu aega hilja? Lateraalse malleooli, jaa. No 26, tehtud see. Et... Aga kus see perearsti seletus oli veel, kuidas ma selle üles leian? Et see on siuke normaalne. See on nüüd üks ainult. Et pihta sa said, aga midagi hullu pole. Ja selleks oli vaja siis ortoos teha? No, et ta nagu paraneks kiiremini. Röntgen alas, 2. Aga kuidas ma selle perearsti selgituse andsin talle? Kuidas ma selle nüüd üles leian, perearsti? Ta oli olemas, tõesti oli olemas. No. Kas perearsti nime järgi ei saa leida üles? Võib-olla saab. Mille all ta on? Siin on uuring, perearst ise uuringuid ei teosta, et sul on praegu uuringuvaade. Mida sa tahad perearsti mingisugust kokkuvõtta? Ja. No võta tagasi kuskile. Ja vaata, mis siin veel on. Saatekirjad, tervisetõendid, epikriisi teatised, vastused. Võib-olla selle saatekirja vastused äkki, sest perearst annab saatekirja, et äkki seal. 26, see oli see röntgen. Mis see perearsti Ollus või? Otsi koostaja järgi pane sinna, et on perearsti nimi. Ollut, mis ta nimi on? Mis ta nimi on? Kokku panna. Ei. Nii. Mis ta edasi läheb? Rohkem pole. Ei, aga ta oli enne. Ollut oli ta nimi. Kus ta kadus siis? Tuli see.
Siin on kõik koostajad, kes ta oli enne mul see oma perearst no. Jah, aga sellest siin peab ikka orienteeruma mina ilusti kõik seletus oli, kõik seal peksuluu, mis oli peksu no see ongi see malleolus peksuluu rahvakeeli see ongi see eesti keeles, ta ongi siis peksu siin ta teil ju kõik on malluus rahvakeeli aga seal on peksu konti jah ja peksu fraktuur miks ta Sootsi asutuse Tallinna, Lääne, Kuressaare, Pärnu, Põhja-Siim, Siiga. Kuupäev arvates. Ei ole. Kuidas ma nüüd leian teda üles? Aga ma arvan, see pole oluline. Seal oli jah see ilusti tarvas seletas. Pilt on enam-vähem selge. Et küll see paraneb ilusti kõik. Seal ei ole midagi sellist, mille pärast peaks väga muret tundma. Praegu on suke väga ebamugav ja valulik aeg, kui see elad üle. Ja ma ütlen, no tasub siis käia Koltsi juures või tasub? No ikka tasub. Midagi ta ikka seal annab. Nüüd ma lähen teisipäeval tulen tema juurde siia. Esmaspäeval on Tallinnas. Igasugune tegelemine on temale hea. Mida rohkem seda seal liigutad, igasugust värki talle pakud, seda parem on. Aga nüüd massaaži... Massaaži ta seda praegu ei saa. Ja. See on nagu valulik. Aga kas ma niimoodi mudistada võin teda? Ma ise pai võid teha. No niimoodi katsuda, eks ma katsun niimoodi ta tegelikult... Mingisugune... No nüüd on valu ära kadunud. Nii kui ennem oli, äritasin teda, siis on jälle kõik valuline. Loomulikult. No. Sellepärast see võimlemine, mis ma näitasin selle kontraktuuri vastu. See paneb jälle valusaks ta. No sellepärast... Või eriti võt selle, kui mingi välja lähen see, mis oli. No ära lihtsalt palju mine, natukene. No täitsa kohe tundsi, kui saava kohe rebib kohe. Ja ära lihtsalt kärista seda kõvasti, natukene. No. Seda on vaja lihtsalt liikuvana hoida, et ei jäigastuks täielikult. Muidu pärast on niiviisi, et jääbki lonkama, kui ta jäigastub päriselt. Liigutada on vaja lihtsalt mõistusega. Ja siis ta lööb isegi siia, otse üles, siia ka lööb. Ja nii kui käid rohkem, tunned, et on kuum, pane külm peale. Niimoodi kuumas vees võib seda hoida siis? No natuke ikka võib, ja. See ei mitte midagi. Hoiad sa, lähen Jaapani vanni, aga ma olen niimoodi Jaapani vannis üleni lähed, vaat niimoodi jala. Võivad olla, jah? Kõik. See ei ole mitte midagi nagu suures... Ja see, et iga kord see, kui ma käin vannis, siis tuleb see koorik ära. Ta lihtsalt mingi poole päeva kasvab ta uuesti peale. Nii. Ja siis... Niimoodi võib siis, jah. Kuumas võib olla laval käia, mitte midagi sellega ei juhtu siis. Sa ei istu ju seal 2 tundi, siin mõned minutid. Aga kui ma nüüd liiga palju tõmban seda... Palju ära tõmba, et natukene ajad venitusse, liigutad nii, liigutad no. Aga ennem oli niimoodi, üks 6 aega tagasi, nii kui alla lasin, siis oli nagu tugev kummik oleks jalas. See on see paistetus. Niimoodi hoian kõik nagu sureb välja siin, kõik, vot siit alates kõik läks. Ja. Ja siis tuli niimoodi üles tõsta. Jah, et ta valgub alla üles. Ja. Vot seda, ja, siis oli teine tunne. Nii kui alla lasen. Kõik nagu pigistatud kõik siin, see nagu väike kummi, topid seal väiksema suurusega kummikut. Täpselt nii see käib. No. Kõik on õige. Aga jah. Sellest mööda ei saa. See on see protsessi. Kas on mul seent küünel või ei ole? Kuidas ise? Kuidas? Seent ei tunne, kas on seen jala või ei ole? Küünel. No nii, mina nagu nahaarist pole, aga seal võib olla küll, jah. Aga sellel varbar?
ma arvan, et ka on. Jah. Aga arst ütles, nahaarst, ma täna käisin siin, ütles, et tema lõikas nüüd selle seene siit välja. Sellel Varvar ei ole siin. Ja sellel ka ei ole siin. Et mis lõhub seda küünt on siin, et see kasvab, siin mingi liiges kasvab ja ta surub selle küüni 4-kandiliseks ja lõhub selle küüni ära. Sellest on see lõhk, mitte sellest seenest. No nahaarst on ikka spets, mina ei tea sellest, mis on midagi. Jah. Kui nahaarst ütleb, et ei ole, ei ole. Aga kerge seen, võt jalad alla, võt siin. Hästi õrn seen on. Et seda saab kreemiga. Aga mul oli siin 5 aastat tagasi selline seen ikka kohe, need küüned läksid võt niimoodi. Pooled. Kuidas sellest lahti sai? Tabletiga. Ainult mingid kreemid, need ei aita midagi. Võtsin Terbinatiiv Activis 9 kuud. Ja esimene, juba kui küünest hakkas minema, see ära oli 3 kuud. Iga päev 1 tablet. Ikka siis maksa ka kontrollimas. Nii et igasugused kreemid, ta on ju veres. Ja siis oli nii, et mul oli kõik see jalad all oli valge. Saunas käin, siis pärast kraabin seda kõik. Kõik niimoodi lahe. Aga on olemas selline kreem, mis niisutab. Mikoseptiin. Ei ole kuulnud sellist. Mikoseptiin. Meil seda ei ole saada, vist Lätis oli saada. Venemaal ka. Et sellega määrid ära ja siis ta petab ära. Nagu polegi. Kõik ilusti. Käisin ortopeedi juures, vaata, huvitav. Kus sul ongi korras, polegi sul see. Aga see on petlik, sellepärast, et kui jälle ära kuivub, siis on jälle tagasi. Et sa pead kogu aeg seda määrab, aga ta ei ravi seda välja. Ma ütlen, et see on veres ja siis tabletiga siis niimoodi sai. Praegust on küll, ilusti vaadama küll, eks ole. Võt mikoseptiiniga saab niimoodi. Määrid ära ja kõik korras midagi. Ei ole kuulnud ükst asja. No vaat, et selline kogemus on läbitud. Aga jah. Tegele kontraktuuriga ei ole kannatlik, et see saab küll korda, aga võtab lihtsalt aega. Ja võt siin ma olengi see ultrahelid, mis ma saan parafiin, magnetravi. Massaasist ma ütlesin ära üldse, sellele mõtet. Nii et jah, erilist. Aga klassid on massaas, ultrahelid. No võt niimoodi. Aga